Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Täna kohtuvad Londonis USA, Ukraina ja Euroopa esindajad, et rääkida rahutingimustest. Meil on stuudios julgeolekuekspert Rainer Saks. Tere päevast! Tere päevast! No ajakirjanduses on nüüd hästi palju spekuleeritud, et mis seal täna laual on. Ja mõned väljaanded väidavad, et seal on Ukrainale esitatud USA poolt väga konkreetsed tingimused ja muide üks nendest tingimustest, mille üle eile ka Ukraina ajakirjanduses väga palju spekuleeriti ja millest palju kirjutati, on see, et Ukraina peab tingimusteta nõustuma sellega, et Krimm on Venemaa osa, aga seal on teisi tingimusi veel. Et mida me sellest teame ja on see selline ettepanek Ukrainale, et võta või jäta? No, esiteks me ei tea sellest väga kindlalt mitte midagi ja USA poolt oleks väga rumal selline ettepanek välja käia, sest Ukraina lükkab selle tagasi ja tõenäoliselt Euroopa toetab. Ei oska seda rohkem kui muud moodi kommenteerida kui see, et USA ei ole osanud seda protsessi mitte kuidagi niimoodi ajada, et tal oleks nagu mingisugused nähtavad arusaamused tulemused ja muidugi see on väga paljuski Vene poole väljapressimine, et kui nüüd vaadata nagu teatava nagu loogikaga, siis oletagem, et USA sellise ettepaneku siis täna teeb või teeb siis mitteametlikult või ametlikult ei tea. Aga selles on teatav loogika on olemas, sellepärast, et Ukraina armee ei ole suutnud tagasi vallutada nüüd alates 2023. aasta kevadest enam uusi või vabastada siis oma okupeeritud territooriume ja ei ole suutnud edasi tungida ja selles olukorras, kui niimoodi sõda jätkata, on nagu nende jaoks ka väga keeruline. Teistpidi ka Venemaa tahab vaherahu, sest ka nemad ei suuda edasi liikuda ja ei ole võimelised suurt pealetungi läbi viima, nii et siin tegelikult on probleem, milles probleem on selles, et Venemaad ei suudeta survestada nagu mõistlikule käitumisele. Aga selles olukorras on tõepoolest nagu sellisel pakkumisel teatav loogika nagu oleks olemas, aga nagu tunnistada Krimmi täiesti juriidiliselt Venemaa territooriumina ei ole mõelda. Ja ütleme, kuidagi nagu leppida sellega, et Krimm jääb okupeerituks mõneks ajaks, siin tõenäoliselt on teatud niisugune paratamatuse moment on olemas, aga USA poolt erakordselt rumal, kui nad sellise de jure tunnustuse tõesti välja käivad. No tahas palun sul spekuleerida, aga ikkagi, et ülejäänud osa, ehk siis ülejäänud okupeeritud osa, need 4 oblastit, mille puhul on Venemaa tahtnud, et nad saaksid endale ka need osad, mida nad ei ole suutnud vallutada nendest oblastitest või siis, et kas kõik see jääks pidama sinna rindajoonel, et mis see tõenäolisem on? Kokkuvõttes ega siis keegi ei hakka Venemaale täiendavaid territooriumi loovutama, see on täiesti selge. Ja USA alahindab Ukrainat väga tõsiselt, ta arvab, et ta suudab Ukrainat väga jõuliselt mõjutada. Ma väidan, et selles olukorras, kus praegu ollakse, nad seda ei suuda ja USA puhul on nagu tajutav see, et nad ei taha selle küsimusega tegeleda, sest nende jõud ei käi üle nendest küsimustest, mis on nende jaoks nagu olulisemad hetkel. Aga ma arvan seda, et vaherahu siin tuleb tõenäoliselt, see tõenäosus on suurem, et vaherahuni siin mingil hetkel jõutakse ja võib juhtuda ka see, et isegi see vaherahu ei tule mitte niivõrd USA vahendusel, kuivõrd siin Venemaa, Ukraina otsesuhtluses, siis mitte nii kiiresti võib-olla. Ja vaherahu võib kesta väga pikka aega. Rahu läbirääkimised on hoopis keerulisem teema ja nüüd nagu see, et USA oleks selle Venemaa väljapressimise õnge, et tuleb välja käia Venemaale kohe nii-öelda lõplik rahuvariant, et see on nüüd nagu USA poolt nagu väga suur viga. No veel eile tundus, et see kohtumine tuleb siiski välisministrite tasemel. Täna on selge, et see nii ei ole. Jah, eks USA taipas võib-olla nüüd siin ka eile info põhjal, et tema seda rahuettepanekut siin Londonis täna vastu ei võeta. USA president on juba öelnud, et kui seda vaherahu, vähemalt vaherahu nüüd kiiresti ei sõlmita, siis USA distantseerub sellest rahuvahendusest. Aga mis siis?
No tegelikult on tunnistanud nüüd nagu eelmistel nädalatel peaaegu kõik, kaasa arvatud Ukraina, et ilma USA osaluseta on seda protsessi väga keeruline nii-öelda tempokalt edasi viia. Viimase 2 päeva jooksul on siis nüüd natukene olukord muutunud, et kus siis nagu nii Venemaa kui Ukraina on teinud nagu niisuguseid avaldusi, et nad nagu justkui oleks valmis ka otse kõnelema ja toimus see vangide vahetus, mis ka ei ole toimunud USA vahendusel, vaid see protsess valdavalt toimubki Araabia Ühendemiraatide vahendusel, Katari vahendusel, see on mõned elemendid. Ma arvan seda, et siiski USA lahkumine tooks kaasa nii-öelda sellise aktiivse rahuprotsessi hangumise ja võib-olla siis nagu ajapikku võiks tekkida mingid alternatiivid. Aga need alternatiivid kindlasti praegu on niisugused väga hägused ja ähmased, et siin nagu ei ole põhjust öelda, et kui USA lahkub, et siis nagu tekib mingi uus protsess. Nii et selles plaanis jah, kuna ka Ukrainal on ikkagi vaja sõjategevuses mingit pausi tõenäoliselt, nad saavad aru, et nad ei suuda praegu oma territooriume kiiresti vabastada, no siis on neile vajalik see USA jätkuv osalemine selles. Kui selge on täna see, et kas Euroopal on mingisugune ühtne nägemus või ühtne positsioon, millisel viisil see Ukraina rahu või vaherahu võiks tekkida ja kas Euroopat üldse kuulatakse, kas Euroopal on üldse jõudu, et oma positsiooni esindada? No ühtset positsiooni Euroopal ei ole ja Euroopa ühtsena selles protsessis ei osale. Et osalevad Suurbritannia, Prantsusmaa mingisugusel kujul esindavad siis nii-öelda seda tahtekoalitsiooni, kes on valmis pärast panustama Ukrainas rahu valvesse ja rahu tagamise protsessi. No see ei ole päris julgeoleku garantiid Ukrainale. Ja nüüd teised riigid selles protsessis sisuliselt ei osale. Ma arvan, et ka Euroopa Komisjon ei näi olevat praegu nagu siin kaasatud. Aga hiljem muidugi siin mingid rollid tekivad, aga see on tõenäoliselt ka üks põhjus, miks USA-le nagu väga head alternatiivi tegelikult ei ole. Julgeoleku garantii puhul on öeldud, et NATO-sse Ukraina ei saa, vähemalt lähiaastatel ei saa, aga mida võiks üldse mõelda selle julgeoleku garantii all, mis see üldse võiks olla, mida selle rahulepinguga võidaks Ukrainale pakkuda, millised võimalused üldse on? See probleem on selles, et näiteks Venemaa võimaliku agressiooni NATO liikmesmaade vastu hoiab ära NATO tuumaheidutuseks. See on nagu see, et Venemaa võtab, kui ta teeks sellise käigu, et ta alustaks sõda mõne NATO liikmesmaa vastu, siis ta riskib sattuda tuumasõtta, kus on nagu põhiraskus USA-l. Et Ukrainale nagu siis hetkel me näeme, et Venemaa tungis kallale just selle tõttu, et Ukrainal nagu tõsist heidutust ei olnud. Ja nüüd nagu julgeoleku garantiid, mis nagu olid nagu olemas selle Budapesti memorandumiga aastast 1993, millal see Ukraina siis loobus tuumarelvast, nende julgeoleku tagatiste vastu see osutus mulliks, et see ei töötanud. Ja Venemaa rikkus seda otse ja siis Euroopa riigid ei täitnud seda ja USA ei täitnud seda Budapesti memorandumit, kes sinna alla kirjutasid. No selline päris häbiväärne dokument selles plaanis. Nüüd praegu on selge, et kui NATO hakkaks garanteerima Ukraina julgeolekut, siis seda sõda Ukrainas ei lõpeta. Sellepärast, et või kui Venemaa on nagu sellise julgeoleku garantii selgelt välistanud, sisuliselt peaks Ukraina saama NATO liikmeks sellisel juhul. Ja seda on ka NATO liikmesmaad välja öelnud, et seni kuni sõda kestab ja ei ole Venemaaga rahulepingut, Ukraina NATO-sse ei pääse. See ei ole ainult USA seisukoht, seda ei tohi arvata, ja Venemaa nõudmine on see läbi aegade algusest peale, et siin ei ole mitte midagi uut, aga on siis võimalus anda mingisuguseid nagu lahjemaid natukene julgeoleku garantiisid, et mingid riigid võtavad siis kohustuse toetada Ukrainat teatud tingimustel, kui Venemaa või keegi teine teda uuesti ründab, et see on väga keeruline protsess. Tänapäeval üldiselt selliseid lepinguid tavaliselt ei tehta
Ja see on ka tegelikult USA kõige suurem nõrkus olnud selles protsessis, et nad ei taha ise neid julgeolekugarantiisid anda. Ja see on üldse see põhjus, miks need Inglismaa ja Prantsusmaa praegu siin nagu laua taga on püsinud, sest nagu Inglismaa ja eriti just on näidanud siis valmisolekut teatud vähemalt siis rahu ja vaherahu tagatisena nagu lauale astuda. Venemaa tundubki, alguses oli väga verbaalselt agressiivne selle Ühendkuningriigi ettepaneku osas, aga see on nüüd kadunud vaikselt, saadakse aru, et niisama seda vastustada ei ole mõtet, et ka Venemaal ju tegelikult riigijuhid taipavad, et teine pool siis lääneriigid ei ole nõus lihtsalt Ukrainat neile siis ära kinkima, see on ka selge. Mida välja lugeda sellest lihavõtte ajal Putini poolt välja pakutud lihavõtte vaherahust siis või lihavõtte relvalahust, millest küll nüüd mingit rahu ei tulnud, aga oli see ainult propagandatrikk või võis sealt välja lugeda siiski ka Venemaa soovi mingisugusele rahule jõuda? No tegelikult see ikkagi minu hinnangul oli suunatud sellele, et USA ei väljuks sellest protsessist nagu Venemaa destruktiivse käitumise tõttu ja näidata või nagu hanitada nagu selles mõttes siukse vaherahu ettepanekuga, justkui näidata oma valmisolekut siis nagu sõjategevus teatud tingimustel lõpetada või demonstreerida seda, et USA selle õnge ei läinud, et seekord nagu see sellisel kujul tööle ei hakanud, seda siis Venemaa ka ei pikendanud, aga praegu ma arvan, Venemaa võib ikkagi olla üsna rahul, et USA see rahuplaan, mis praegu meediasse on vähemalt lekkinud, et kui see nagu tõele vastab, siis see tegelikult on Venemaa jaoks väga soodne, nii et nad ei peagi siin rohkem nagu mingisugust tola mängima. Vaatame viimaste tundide ja viimase ööpäeva sündmusi ka, et eile toimus plahvatus Venemaal Vladimiri oblastis laskemoona laos ja seal ei olnud ukrainlaste käsimängus. Ei tea, sellepärast, et ei ole selle kohta ei nii ega naapidi infot, et Venemaa kaitseministeerium siis ütles, et tegemist on siis koha peal tuleohutusreeglite rikkumise mingi sellise formuleeringuga nad esinesid ja tegelikult Venemaal on see kevadeti, seal on jätkuvalt see kulupõletamise maania, et nendest maastikupõlengutest on seal polügoonid põlema läinud ja seal on varem olnud väga suuri katastroofe. Teoreetiliselt on see nagu võimalik või juhtus seal siis laskemoona käitlemisel mingi õnnetus, igatahes kohalikud meedias seal sotsiaalmeedias kirjutasid ka, et nad kuulsid droone, aga selle kohta ühtegi visuaalset kinnist ei ole, sest see plahvatus toimus päeval. Aga droonid oleks lennanud, siis ma pigem ikkagi eeldaks, et küllap keegi oleks nad ka jäädvustanud. Aga tulemused on sõltumata, on katastroofilised ja tegemist on siis niisuguse arsenaliga, kus hoiti lisaks siis suurtüki suurekaliibrilisele moonale hoiti ka vähemalt kohe kindlasti neid õhutõrjerakette ja ilmselt ka siis tervet Iskander ja võib-olla ka Kinžali neid ballistilisi rakette. Nii et nende kaotus on Venemaale muidugi täiesti katastroofiline. Ma ei tea, kui palju neid seal oli, aga ütleme seal plahvatused kestsid 9 tundi vähemalt, et praegu viimased uudised me ei ole näinud, et kas nad seal jätkavad, see nagu näitab, et siiski oli suur kaotus. Nojah, sest et nagu meedias on kirjutatud, siis ikkagi inimesi sealt ümbritsevatest küladest evakueeriti, nii et see mõju oli ikkagi laiaulatus. No seda on ka siin nende varasemate arsenalide plahvatustega, mis olid siin Ukraina piirile lähemal, aga seal on vist fikseeritud, et need tükid, mis sealt plahvatusest laiali lendasid, et siis kõige kaugemalt on neid nähtud 8 kilomeetri kaugusel. Ja et see vist 10 kilomeetrit külasid, kes on ümberringi jäi, et need siis evakueeriti ja 50 kilomeetri kaugusel oli kuulda siis need plahvatusi. Nii et see on midagi ikkagi erakordset. See on minu hinnangul nendest senistest arsenalide või laskemoonaladude plahvatustest kõige suurem, mis on toimunud. Ukraina pinnal oli öösel järjekordne suurem õhurünnak Harkivile ja väiksemaid ka. Harkiv, Odessa, Poltava olid need linnad, mis siis täna öösel tabati. No seal Ukraina tavaliselt avaldab nagu mõned pildid seal tulekahjudest, ega seal nüüd näiteks elektrikatkestusi ja niisugused suuremaid mingid kahjusi ei ole nagu kaasanud tegelikult, aga on saanud inimesi surma vigastada ja mis on
natukene siis Ukraina poolel vist häiriv, ma usun, on see, et Venemaa on suutnud nende droonirünnakute taktikat siiski kuidagi muuta. Et kui varasemalt siin ütleme veel veebruaris Ukraina ikkagi nagu hävitas praktiliselt kõik droonid niimoodi, et nagu tabamusteni ei jõutud, siis nüüd on kuidagi siin nendele rindelähedastes piirkondades ja Ukraina idaosas on need tabamused siiski nagu iga kord kaasnenud nende rünnakutega. Et kahjud tõenäoliselt ei ole väga-väga suured, aga nad on ikkagi nagu olemas. Nii et selles mõttes on see olukord natuke läinud halvemaks. Miks see nii on? Ei oska nii väga täpselt öelda, et seal on neid Ukraina taktika kirjeldusi on seal meediast võib leida, aga Venemaa põhiline, mis ta teeb, et ta ründab siis neid territooriume, kus eelhoiatus on vähemaks. Just see on see, miks nad siis Ukraina ei saa nii kiiresti koondada oma neid mobiilseid rühmasid, mis on siis nii-öelda valves ja peaksid neid droone alla tulistama. Ja siis teine moment on vist see, et siis need droone kontsentreeritakse arvuliselt rohkem nagu ühte punkti, et varem oli nad lendasid hästi hajutatult, et see Ukraina kaitse laiali venitada, aga ukrainlased selle hajutatud formatsiooniga said paremini hakkama kui selle kontsentreeritud, et palju droone ühele sihtmärgile. Mis muidu rindel toimub, et kui me siin mõni kuu tagasi veel rääkisime ikkagi päris palju sellest, et initsiatiiv on kogu aeg venelaste käes, siis kuidas praegu on? Ütleme, suures plaanis on nagu Venemaa see, kes üritab rohkem peale tungida. Selles mõttes on initsiatiiv nagu nende käes, aga nad, ütleme, Ukraina peab nagu kurnamissõda, Venemaa üritab siis nii-öelda peale tungi, niisugust vallutussõda pidada, aga Venemaa ei pea kurnamissõda, see on täiesti selge. Ja tahab kiiresti edu saavutada, see ei ole õnnestunud. Et sisuliselt, kui me vaatame, siis nüüd need viimase 2 kuu need põhilised sündmused on toimunud nagu selles osas siin, siis see Pokrovski linn on siin ja siis sellest lõuna poole jäävad alad ja siin siis Toretski linna piirkonnas ja siin Lõmani suunas. Et väga paljud nagu rünnakusuunad on tegelikult jäänud vaiksemaks. Tulid juurde siin niisugused väiksemad rünnakud lõunarindel, siin mõned olid soomustehnikaga, aga päris suured kolonnidega, need hävitati kõik ära, et tundub, et nagu sellise soomuskolonnidega rünnak Ukrainale praegu nagu väga suurt peavalu ei ole valmistanud, et keerulisem on niisugused väiksed jalavarühmad, mis siis kogu aeg üritavad nagu samm-sammult edeneda. Aga laias laastus võime öelda, et alates selle aasta jaanuaris keskpaigast ei ole üldse peaaegu mitte mingid muutusi rindel toimunud. Ukraina teeb ka vasturünnakuid, mingid positsioonid on ka tagasi võetud ja kui niimoodi veel natuke kaugemat suurema kaarti vaadata, siis võib öelda tegelikult, et 2023. aasta ütleme suvest saadik ei ole ikkagi nagu rindejoones niisugused väga suuri muutusi enam toimunud, et koha peal väikseid nagu liikumisi on ühele teisele poole olnud ja Venemaa on seal natukene seda territooriumi rohkem juurde saanud selle aja sees, kui Ukraina vabastanud, aga see ei ole Venemaa eesmärk. Venemaa eesmärk on ikkagi kogu selle piirkonna hõivamine, mis on siis Ida-Ukraina, see on miinimum eesmärk ja suur eesmärk on siis terve Ukraina enda kontrolli alla saamine. Sellele pole nad lähemale saanud selle aja sees. Meil on siin vahepeal olnud meedias selline huvitav uudis, et venelased liigutavad oma tehnikat Krimmis, sest nad üritavad kaitsta Kertši silda. See hirm on neil olemas sellepärast, et see on niisugune prestiiži küsimus ja ka tegelikult Krimmi varustamise mõttes väga oluline. Et nad on suutnud natuke Donetskis edasi tungida, selle tõttu see on tekkinud ka natuke paremad ühendused siin lõuna pool, et siin on ehitatud juurde, siin on ka tähistatud kollasega see üks raudteeliin. See raudtee siin põhja pool ei ole nagu nii funktsionaalne, aga seda ühendust sisuliselt ei eksisteeri enam. Aga see annab neile võimaluse viia mööda raudteed ka siia Krimmi siis nagu siit seda marsruuti pidi, aga see on ikkagi väga niisugune riskantne ettevõtmine ja siin peamiselt töötatakse autotranspordiga, aga Krimmi varustamise koha pealt see sild, eriti just see raudteesild on oluline ja ka selleks, et Krimmist siis inimesed, kes siin on, saaksid vabalt liikuda Venemaale. Ukraina
ma usun, et ta tegelikult tõsiselt praegu selle Krimmi silla vallutamist nagu ei valmista ette, sest see nõuab väga kulukat, kallist operatsioone, neil ka on napilt rakette, millega saaks seda läbi viia. Ja mis on teine moment on see, et nad jällegi mängivad selle mõttega päris sageli meedias just, et hoida Venemaad pinges ja et Venemaa kulutaks väga palju ressurssi selle silla kaitsmisele ja Venemaad tõesti Vene väejuhatus selle nimel nagu kõvasti pingutab. Et no võib arvata, et siin aeg-ajalt tulevad mingid niisugused väiksemad raketirünnakud, et see hirm oleks püsib, nii et kolmandat korda, kui see sild nagu õnnestuks ukrainlastel katki teha, siis see tõenäoliselt juba oleks nagu Venemaa jaoks nagu imagoloogiliselt ikkagi erakordselt ebameeldiv. Rainer Saks, aitäh tulemast Postimehe Sõjastuudio saatesse. Palun. Ja aitäh ka kõigile, kes meid täna vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.